märkamatult jõudnud viimase esineja juurde ja Hanno Singli teema sissejuhatuseks ka paar sõna, et Hanno räägib meile siis elurikkuse strateegiast aastaks 2030 Euroopa Eesti. Et see on nagu üks valdkond, kus ka nagu meie inimesed ja poliitikud oleme alati püüdnud natuke petta, et kui üle 20 aastat tagasi rahvusvahelisse looduskaitsesse hakkasin tegelema, siis oli olemas niisugune loosung nagu, et peatame elurikkuse kao aastaks 2010. Tuli aasta 2010, midagi oli juhtunud, võtsime uue loosungi, peatame elurikkuse kao aastaks 2020. Nüüd on uus kümnend, et Hanno räägi, kas nüüd me peatame elurikkuse kao aastaks 2030. Aitäh. Aitäh, Kalev. Tere kõigile. Ei peatu jah, see elurikkuse kadu mitte üldse nii kergesti, aga tänane olukord tõesti on, kui me vaatame kõigepealt Euroopat, see, et ligikaudu kolmandik elupaiku on halvas seisundis ja ligikaudu ka kolmandik liike on halvas seisundis, hoolimata tõesti nendest samadest eesmärkidest, mis Kalev kirjeldas, ja tegelikult eesmärgid on ka kasvanud. Mingil ajal me rääkisime sellest, et 1% maailma loodusest kaitstuna peaks nagu piisama. Siis alles hiljuti me rääkisime 10%, seesama eesmärk püstitati, see on tegelikult saavutatud rohkem või vähem, aga samal ajal paralleelselt ka inimtegevus aina intensiivistub ja tõesti täna on jõutud selleni, et me räägime 1/3. Ja selles raamistikus teiseks mõõtmeks on ka, mis teeb palju rõõmu, see, et on aru saadud, et kliimamuutuste puhverdamine, kliimateema, mis on saanud suurt tähelepanu, poliitilist tähelepanu ja seega ka ressursi tähelepanu, on lõpuks aru saadud, et looduse kadumine ja kliimamuutused on seotud. See, ma kinnitan, ei ole üldse, meie saame sellest aru, aga tegelikult on üldsus hakanud sellest aru saama alles, ja ma arvan viimase aasta jooksul, eks ole. Sest ega see sama Elon Muski selle kevadine üleskutse $1 miljon ja palju ta lubas sellele, kes pakub välja süsteemi, mis seob süsinikku, eks ole, see on tegelikult puu, nagu me kõik teame, see on mets. Nii et need mõttelaadid sugugi mitte kõik ei mõtle nagu looduse inimesed ja ei näe neid seoseid. See ökoloogiline teadmine ei ole igaühe privileeg, igaühe sees. Sellest tuleb ka aru saada. Aga sellises raamistikus sündis eelmisel suvel Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030 ja selle motoks on toome looduse oma ellu tagasi. Ja vast kõige olulisemad tahud ongi see eesmärk kaitsta veelgi enam elupaiku ja loodust, sest midagi ei ole teha. See on see ainuke tööriist, mis on läbi aegade töötanud. Ka Euroopa tänane kaitsealade võrgustik Natura 2000 on tegelikult, võime öelda, ainuke mehhanism, mis on andnud tagasisidet, mis on tegelikult toonud tagasi liike, säilitanud elupaiku, mis muidu oleksid kindlasti tänaseks kadunud. Aga nüüd on jõutud 1/3 Euroopa Liidu küll Euroopa kaitsmise juurde ja samuti ka taastamise juurde. Ja tegelikult eesmärgiks ongi 2030. aastaks siis see, et kõikide nende elupaikade seisund on stabiilne ja 30% seisund on siis soodne, hea, ehk ökosüsteemid toimivad nii, nagu nad peavad koos oma liigilise pildiga. Ja samamoodi ega Euroopa Liit ei ole üksi. Eelmine aasta, kui see sama strateegia sündis, oligi mõeldud loodushoiu elurikkuse superaastaks, sest et ka eelmise aasta sügisel Hiinas Kunmingis pidi toimuma juba siis elurikkuse konverents ja selle liikmed, selle sama elurikkuse konventsiooni liikmed on tegelikult, ma arvan, 190 riiki, sisuliselt enamus maailmast on sellega hõlmatud. Ja juba siis me lootsime ja kindlasti loodame ka edasi, et ka see 1/3 tõesti maailma looduse hoidmine saab tegelikult kokku lepitud ja teoks. Ja tänane seis on tõepoolest see, et käesoleval sügisel oktoobris see konverents algab. Nendes koroona tingimustes tõenäoliselt need läbirääkimised kestavad 6 kuud, nii et see saab olema üks väga pikk hübriidkonverents. Aga konkreetsemalt veel, mis siis tegelikult uut on? Nüüd on, sest et neid eesmärke ja tegevuskavasid on Euroopa Liit teinud ju ka varem, vast siis tõesti see,
et need õiguslikud raamistik ja õiguslik alus peab olema ühtne. Ka taastamise eesmärgid ka plaanitakse määratleda õiguslikult siduvana kõikidele riikidele, et oleks olemas võrdlusmoment, sest et kui me ütleme siin, et 10% maakera loodust on täna kaitstud, väga palju on paberkaitsealasid, väga palju on ka, ütleme, selliseid alasid, mis on ka, ütleme, kaitse all, aga tegelikult kuuluvad suurfirmadele troopikas. Nii et see pilt on väga kirju ja kindlasti märksa haledam, kui see uhke 10% ongi. Ehk siis ühtsed alused, õiguslikud alused on vast oluline. Ja siia juurde tuleb muidugi ka põllumajanduse rohestamine. Me räägime sellest, et 10% põllumajandusmaast peaks 30 aastaks olema mitmekesistatud nende samade põõsaste, metsatukkade, ojakestega. Me räägime erinevate taimekaitsemürkide vähendamisest poole võrra ja me räägime ka tolmeldajate tagasitoomisest. Nii et need on kõik erinevad initsiatiivid ja jämedalt on ette nähtud 20 miljardit eurot per aasta kogu Euroopa Liidu peale. Kuidas see jaguneb, mis sellest saab, on muidugi juba ise asi, sest eks riikidel on tõesti valida piltlikult öeldes, kas nad värvivad bussipeatused roheliseks või nad tõesti rajavad metsaribasid ja ojasid keset põlde. Aga sellised on suundumused. Ja kui rääkida konkreetsematest näidetest elupaikadest, siis näiteks on eesmärk 25 000 kilomeetrit vooluveekogusid avada kaladele, ehk eemaldada paisud, taastada koelmud näiteks. Teine kindlasti meid puudutav eesmärk on just metsade kaitse, on selline klausel nii elurikkuse strateegias kui ka sel suvel just vastu võetud metsastrateegias, ehk siis kõik Euroopa põlis- ja loodusmetsad tuleb inventeerida ja kaitse alla võtta. Kõik, eks. Ja selle aasta lõpuks peaks siis ka olema selge strateegia ja muidugi ka oluline on, et ei jäädaks vaidlema, mis asi on loodusmets. Et on alati sellised toredad konksud, kust mille peale inimesed suure vaimustusega jäävadki arutama. Nii et see on kahtlemata Eestit väga oluliselt puudutav Euroopa Liidu metsastrateegia, Euroopa Liidu elurikkuse strateegia eesmärk. Ja iga see aasta hakkabki varsti lõppema, nii et seda maksab kindlasti jälgida, vaadata, kuhu jõutakse ja küsida ja kaasa rääkida siin. Metsariik ja metsi hoida tahtva riigina on see väga oluline. Siis kindlasti koroona mõjutas seda strateegiat väga palju, sest et tõesti kogu Euroopas avastati, et ei olegi rohelist kohta, kuhu minna, kui on karantiin. Nii et väga palju just elukeskkonna rohelisemaks muutmise mõtteid, 39 algatust on kokku selles strateegias. Näiteks ka see, et kõik üle 20 000 elanikuga linnad peavad endale koostama haljastuskava, ühesõnaga rohestamiskava ja palju selliseid mõtteid ja initsiatiive on seal just tänu koroonale, mis tegelikult ju me räägime, et Eesti inimene taasavastas looduse. Vast ma saan tallinlaste nimel eelkõige rääkida, aga kindlasti satuti uutesse kohtadesse, avastati mererannikut, avastati jõgesid, järvesid ja omal moel toimus see kindlasti ka mujal Euroopas, nii et tegelikult see elurikkuse strateegia, mis välja tuli, oli nii ambitsioonikas, tuli ka paljuski sellest, et inimesed tõesti olid jällegi, tuletasid meelde, et loodus on olemas ja vajalik. Ja muidugi on siin ka rohediplomaatia mõõde, ehk siis Euroopa Liit loodab, ja me kõik loodame, et selle oma kolmandiku kohustusega me tõesti suudame ka kogu ülejäänud maailmat ja riikide ühendusi olla neil eeskujuks. Ja eks selle koroonaga ongi ju see sama mõõde, et ühelt poolt, nagu ma ütlesin, inimesed avastasid loodust, aga teiselt poolt ka väga paljud seosed ja sidemed, kas või loodusturism, ütleme, troopikas ja mujal, mis hoidiski ainult neid metsi ja liike alles, oli turism. Kui see ära on langenud, siis kindlasti see maailm, kui see maailm avaneb, on hoopis teistsugune ja ma kardan, et vaesem elurikkuse poolt. Aga jah, need on praegu sellised suundumused ja käesolev aasta tegelikult ongi see, kus ma rääkisin raamistiku, aga kuidas kriteeriumid, mida eelistada, mida võtta
ja mismoodi toimetada, ongi olnud selle aasta erinevate töörühmade, erinevate piirkondade arutelud. Ja ega see, ütleme, koroona teema ja kõik see kaugtöö ja arvutite kaudu suhtlemine ja läbirääkimiste tempole kindlasti kaasa ei aita, aga igal juhul täna on, me näeme, kuidas kogu Euroopa Komisjon on muutumas roheliseks, seesama roheline mõttemaailm on tagasi tulemas üha jõulisemaks, nii et maksab olla optimistlik. Aga vast see ongi selline lühike mõttearendus. Ja kindlasti maksab jälgida, mis toimub maailmas, küsida, mis toimub ja olla osa sellest. Jah, aitäh. Nii, küsimused. Hanno Singel, Keskkonnaministeerium. Leo, jah? Tere, Anno. Me oleme seni kokku puutunud ja rääkinud teemadel, kus me saame mõlemad naeratada. Aga puudutanud metsandusteemat. Ma osalesin ka nüüd Euroopa elurikkuse strateegia avaseminaril. See jättis väga hea mulje, läbimõeldaid mõtteid oli. Ja mul tekkis paralleel nüüd aastaid tagasi, kui oli metsanduse arengukava avaseminar, et seal räägiti ka hulga ilusaid sõnu, aga oleme välja jõudnud ju metsasöja mitmete rinneteni. Aitäh, siin oli päris mitu küsimust. Ja hakkame kõigepealt sellest peale, et ma oleksin tegelikult selle elurikkuse strateegia puhul, nagu ma just ka lõpetasin, positiivne, sest et ega need ettevõtmised, kuna me räägime taastamisest ja hoidmisest, eks, et kui puudutada taastamist, siis vähemalt tänaseni oleme me pigem eestvedaja. Aga ma jõuan metsani lõpuks, räägime muust. Kui me räägime nendest samadest pärandniitudest, mille päevagi me sel aastal tähistasime, siis aastal 2000, kui me hakkasime üleriiklikult seda tegema, mul oli ka veel juba rõõm seal juures olla, et siis ka sõbrad Põhjamaadest, Soomest, Rootsist vaatasid meid kui ühesõnaga väga kummalisi, et neil oli seal üks saareke või 2 saarekest, mida nad niitsid, et hakati üleriigiliselt niitude taastamist tegema, eks ole. Seesama paisude avamine, loomulikult siin on palju teemasid, aga näiteks Pärnu jõe ökoloogiline taastamine on Euroopa kõige suurem selline jõe ökosüsteemi taastamine oma 3000 kilomeetrit, eks ole. Meil on käinud Kanadast, jänkid Ameerika Ühendriikidest on käinud tutvumas selle projektiga. Nii et siin on erinevaid tasandeid ja ma arvan, et kui me suudame seda oma tempot ja plaane jätkata ja hoida, et ega siin väga suuri asju välja mõelda vaja ei olegi, tuleb lihtsalt edasi liikuda ja loota sellele, et ühel hetkel saab see reaalsuseks, mida me kavandame. Metsast ikka olen metsaomanik, jah, ja just vaatan, et mitte palju, mõned hektarid, aga näiteks Tõnisel, rohkem kui Tõnisel, mitte palju, aga natuke. Aga ei, seal on kanakull elab ja näiteks Euroopa metsputt kasvab, eks ole, ja sellised toredad asjad, mida igal pool ei näegi. Aga jah, me räägime Eesti metsadest ja Eesti metsade tulevikust, siis taaskord, eks kõigepealt kunagi seesama küsimus küsiti ka proua presidendilt ja tema ütles selle kohta väga diplomaatiliselt, et kui maha võetakse ka üks mets ja see mets on sinu maja kõrval, siis ka seda on liiga palju, eks ole. Nii et see ongi hästi raske ja hästi emotsionaalne küsimus ja hästi kasvatatud inimestena me austame kõike, mis on meist vanem, kaasa arvatud puud ja vana mets, et see ongi alati raske. Aga ka natuke laiemalt, et tegelikult, kui me vaatame neid, ma mõtliskin natuke, et kui me vaatame kas või seda Eesti ajalugu, neid samu suuri peegli- ja klaasivabrikuid ja kõike muud, mis on meeletult vajanud metsa, kas kütteks või potase tegemiseks, mis iganes, siis sama Alampedja või muud paigad, siis see loodus tuleb tagasi siis, kui me ikkagi näiteks veerežiimi jätame paika. Aga kui me selle alaga ära kuivendame, siis me ei saa seda mitte kunagi tagasi. Ma lihtsalt tahan öelda, et siin on veel erinevad mõõtmed ja
erinev muutmise mõju, noh ka taastamise juurde minnes, eks ole, et üks meie teema on ka näiteks soometsade taastamine praegu. Et see on üks küsimus, et mis me tagasi saame mõne aja pärast, et kas kaob kogu lootus, et me saame selle tagasi või saadakse see paik tagasi. Aga selge on see, et nagu varasemates metsanduse arengukavades on lõpuks ikka jõutud kokkuleppele ja kindlasti jõutakse ka praegu kokkuleppele ja ma usun, et see, ma ei ütle läbirääkimiste, aga see keskpõrandale kokku saamise kohaks seesama Euroopa Liidu metsastrateegia, mis nüüd näiteks on tekitanud ka palju poleemikat, et see on just nimelt, ma arvan, väga abiks, et asjad edasi liiguksid ja tegelikult suudaksime lõpuks, kui see on kunagi vastu võetud, uskuda, et kõik on võitnud. Ja. Üks küsimus veel, jah. Kas ei oleks aeg tunnistada, et me tarbime liiga palju? Kas ei oleks aeg tasemel, et majanduskasv on idiootne kontseptsioon ja selle maailmas kuju? See on minu jaoks täiesti naeruväärne asi, et kõigepealt eurooplased lähevad ja lavastavad ära kõik need teised riigid ja kaevavad välja ja lõikavad maha ja hinnavad üles ja tapavad ära. Ja siis on see rikkus käes, iga söövad ja tarbivad täpselt sama palju ja siis me ütleme, et me peame nagu eeskujuks. Et kas see ei ole seda avatud? Aga kõik alternatiivid on veel viletsamad, kas pole. Aga ei, absoluutselt nõus teiega ja ma pigem ütlesin, et alternatiiv, mis on ka alati laual, on ühesõnaga veel rohkem kasutada ja saastada ja mitte midagi vastu anda. Aga kindlasti nõus teiega, aga ega ühiskonna ja seadused teevad lõpuks kodanikud meie kõik. Ühesõnaga, see on kõigepealt suhtumine, see on kõigepealt maailmavaade, siis tulevad poliitikud kaasa, siis tulevad ka seadused, et see käib niipidi ja sinnapoole liigutakse. Nii, meil on õhtul lõkke ääres võimalik diskuteerida aitäh. Aga nüüd sellega on avamiskoosolek lõppenud. Kõik läheb nüüd päevakava järgi, meil on kõigepealt üks lõuna, siis kella 2-7 on bussiretked ja osa inimesi peab olema siis talus kongressil. Ja eks uus juhatus ja valitud inimesed siis panevad paika sellise edasi suuna, et kui palju meis on akadeemilises, kui palju peaks olema Greenpeace-lilikku või jätkama oma traditsiooniliste väärtuste osas. Nii et head lõunat teile ja kohtume juba siis õhtul lõkke ääres.